Inspiratsiooni ja motivatsioonilaeng vol 1. Minu nimi on Roland Toko, olen Eduakadeemia üks asutajatest. Tänases põnevas olukorras on väga paljudel inimestel soov ja vajadus saada lihtsalt veidi sellist lisainspiratsiooni. Arvestades, mis kõik toimumas on, see tuli välja ka meie küsitlusest ja see on see põhjus, miks tegelikult see videoseeria nendel teemadel sai tehtud. Inimesed jäävad tihti kinni oma mõtetesse ja nad keskenduvad oma mõtetega sellele, et mis on see oht, mis on see jama kõik, mis toimumas on, mis kõik veel juhtuma hakkab, mis saab minu finantsidest, mis saab minu tervisest, mis saab minu perekonnast. Kõik need küsimused on peas ja need käivad peas ringi ja see tekitab hirmu. Mida rohkem sa nende peale neid analüüsid, neid mõtled, kui halvasti kõik võib minna, seda rohkem sa endale ise hirmu tekitad. Mis on oluline selles olukorras teha? Minna peast südamesse. Ja mida ma mõtlen sellel, see on loomulikult selline visuaalne, ehk sa pead keskenduma sellele ja panema fookuse sellele, et mida sa tegelikult oma sisimas tunned, et sa peaksid täna tegema. Mis on see asi, mida sina saad täna anda? Mis on see, millele saad sina keskenduda ja muuta enda ümbritsevat olukorda paremaks? Ehk et küsimus sinu jaoks on see, et kuidas saan mina parimal viisil teisi inimesi aidata, teisi inimesi teenida. Ja kui sa muudad selle fookuse sellest, mõeldes sellele, et kuidas kõik, mis minuga saab ja nii edasi, ja ise endale keskendudes ja nähes kõike seda hirmu ja ohtu, kui sa muudad selle ümber ja hakkad nägema seda, et kuidas mina saan aidata, kuidas ma saan aidata oma peret, kuidas ma saan aidata oma sõpru, oma lähedasi, kuidas ma saan aidata oma töökaaslasi, oma töötajaid või kogu maailma. Kui sa paned fookuse sellele, see esiteks, mis asi juhtub, on see, et sa saad oluliselt rohkem sellist sisemist rahu. Ja teine asi, sul tekib selline põnevus ja soov midagi ära teha. Ja üks asi, mis on sellega veel, et alati, kui sa lood teistele väärtust või keskendud sellele, et luua teistele midagi head või teisi aidata, see tuleb sulle kuidagi tagasi. Ja me ei tea, kuidas ja mis meie tänasest maailmast edasi saab, mis siin toimuma hakkab. Ja väga-väga palju on küsimärk, mis kõik erinevates kohtades finantsiliselt, majanduses, inimeste tervisega ja nii edasi, mis kõik saama hakkab. Aga oluline on see, et kui sa keskendud sellele, et tänases olukorras võimalikult paljude teisi inimesi aidata, olla neile toeks, lahendada nende probleeme, siis sa saad selle, et teised inimesed ühel või teisel moel tahavad sulle tagasi anda. Ja ükskõik, mis selles olukorras saab, ükskõik, missuguseks olukord muutub või läheb, on sul olemas need inimesed, kes saavad olla sulle tänulikud ja saavad sulle vastuteeneid teha sellel hetkel, kui sul on neid kõige rohkem vaja. Nii et pane fookus oma peast ja hirmust ja mõtetest sellele, mida sa tegelikult sisimas tunned, et sa peaksid tegema, ette võtma, kes on need inimesed, keda sa saaksid aidata ja see annab sulle sellist inspiratsiooni ja usku ja tahtmist edasi tegutseda. Ja see võtab ära selle suure muretsemise või vähemalt vähendab seda ja annab sulle midagi, millega tegeleda. Et see on üks oluline asi, mida ma näen ka enda puhul, et kui ma näen ja keskendun sellele kõigele, mis on toimumas, siis väga lihtne on minna sellesse, et hakata hirmu tunda ärevust ja nii edasi, aga ma hakkasin mõtlema enda jaoks, kuidas on see, mismoodi mina saan aidata. Mul on terve hulk erinevaid teadmisi, mul on terve hulk erinevaid kontakte, keda ma saan sinuni tuua, kes saavad tänases olukorras anda teadmisi inimestele, et seda olukorda paremini üle elada ja sellest olukorrast võitjana välja tulla. Ja kui ma muutsin selle fookuse enda jaoks sellele, et ma tahan jagada neid teadmisi, tahan tuua sinuni teisi inimesi, kes saavad anda sulle teadmisi, kuidas sellest olukorrast läbi saada, siis ma hakkasin ennast oluliselt paremini ka ise kohe tundma. Ja see tekitab hoopis teise sellise emotsionaalse seisundi ja selle pinnalt on sul oluliselt rohkem usku ja oluliselt rohkem tahet tegutseda. Nii et ületa oma hirmud, minnes peast südamesse. Kui sa tead kedagi, kes peaks seda videot kuulma nägema, siis ole hea, jaga seda ja näeme juba järgmistes videodes. Tšau!